kardad või? Teed suure kalli või? Aga palun minna järjest. Ise ka kalli või? Tere tulemast vaatama reisi, videot. Me oleme praegu jõudnud Stockholmi. Tulime Baltic Queeniga laevaga Stockholmi, nagu te näete. Meil on autotrip, nii et vaatame, kuhu me välja jõuame siin. Vaatamisväärsused lapsevanemana kuskil mänguväljakul. Juba käisime Brööd ja Saltis, võtsin kaneelisaia ja kohvi, nii et selline hommikusöögi olukord. Testime esimest korda seda Mino limonatat. Maasika, rabarberi ja sidrunis on siis Bianca ja Benjamin Ingrosso. See äkki oli kolmanda vennaga, ma ei tea, ühesõnaga Bianca Ingrosso jook. Hästi magus. Hästi magus. Jääga oleks parem. Liiga magus või? Jääga oleks hea, ma arvan. Ma paneks ise nagu lahjendaks veega isegi. Nagu siirupit oleks. Natukene küll, jah. Aga 4 kalorit on 4 kalorit 100 milliliitriks, ehk siis purgis on mingi, ma ei tea, 15 kalorit. Aga maitseb nagu siirup. No nii, me oleme nüüd meie hotellitoas. Kuskil pool tundi Stockholmist. Mega siuke juust on olla juba. Või noh, mis juba. Aga lihtsalt, jah, see jalutamine päev läbi Šapalavas Stockholmis. Kuigi mingi üks hetk tuli täiesti padukat. Aga see pöördus õnneks ja läks hästi soojaks jälle. Ma ei tea, kuhu ma täpselt jäin, aga meil on niimoodi praegu ära jaotatud ühesõnaga, et üks laps läks issiga siia basseini, mind see ei kutsunud praegu üldse ja teine on minuga toas ja meil mõlemal on väike siuke lebotamise ja millegi vaatamise paus siin hotellitoas. Ma ei kujuta ette, mitu sammu ma täna sain, sest mul ei ole mingit sammulugejat, aga me käisime väga palju. Ma tean, et juba see parkimismajast kesklinna oli üle 2 kilomeetri ja selle me kõndisime ilmselgelt edasi-tagasi, aga vahepeal ju veel. Nii et sammud on kindlalt täis. Aga mida ma tahtsin jagada, mida ma olen nii kaua oodanud, konkreetselt unistanud sellest, et näha. Nii raske on olnud seda kuidagi mul näha. Ma ei ole küll mingi VPN-iga proovinud, aga nii palju kui guugeldasin, siis Prime'is on suht raske VPN-iga saada, vaadata ja mulle korra tundus, et see ei tööta siin ikka, aga ma lõpuks tegin Amazoni lehel ikkagi nagu nii-öelda uue whatever, mida ma tahan näidata, mida ma saan vaadata, on see sari Girls of Stockholm. Siin on kõik influkad, kes jälgib Rootsi infukaid, siin on teavad ühesõnaga nende reality show. Ma ei ole saanud seda üldse vaadata ja ma olen väga elevil praegu. Väga happy. Ja neid on veel Girls of Oslo, Girls of Copenhagen ja reisi jooksul ma kavatsen kõik ära vaadata õhtuti. Olen nii õnnelik praegu. Jag tyckte det är så rolig konstellation för att vi alla är så jäkla olika. Ma mõtlesin, et ma kasutan võimalust teha väike haulike, mida ma olen suutnud reisilt juba osta. Esimene asi on see Tirtiri plumping, ma ütleks õli. Mulle tundus, et see on sädalusega huuleläige, aga ei ole. Selline plumping õli. Ma ei oska veel hinnangut anda, aga pakend on hästi ilus. Aga jah, see ei ole see, mis ma arvasin, et on, nii et ma ei tea. Ma ostsin veel selle laevapoest. Ma mõtlesin, ma eile juba
teen, aga ma eile ei teinudki, võib-olla täna. Eile ma tegin hoopis seda maski, mis ma ostsin ka laevapoest. Originsi Clear Improvement. Ja ma ostsin veel sellise spot removeri, sest mul oli eile midagi lihtsalt näonahaga. Nii, jätkame hauliga. Käisin Kaia poes. Ma tahtsin setting spreid. Ja ma sain oma setting spray, aga ma sain kingituseks sellise veepudeli. Ja ma ostsin selle Tattoo Look, mis ma olen varem ka kasutanud. Ja siis ma mõtlesin, tahan seda testida päris elus. Kui see on hea, siis ma ostan selle. See on selline, meenutab seda Kiko bronzerit. Ta on nagu baked ja mega selline pateri oli. Ma ei oska eestikeelset vastet leida. Nagu tõesti mega oli. Siuke veits nagu, mitte shimmering päris, aga ühesõnaga üli ilus. Nii et ma ikkagi ostsin selle. Ja siis ma tegin ühe suure ostu. Aga ta ei ole fookuses. Ühesõnaga tegin ühe suurema poolse ostu. Viimasel ajal ma olen mega diisli fänn. Ja seal oli diisli pood. Ja ma läksin sinna ühe korra. Ja siis ma pidin tagasi minema. Siis see jäi mind kripeldama. Et ma olen nii kaua otsinud endale suurt kotti. Ja ta andis mulle täiesti uue. Ma ei hakka praegu neid asju siit küljest ära võtma. Aga siin on... Okei, te ei saa üldse aru. Sest et see on siin küljes praegu. Aga mega lahe see hõbedane nagu detail. Eks kunagi näete. Aga tõesti mahukas kott. Ja siuke nagu tote bag. Ja, kunagi näete, et see on lahe. Ma ei tea, kuidagi hästi pehme nahka. Idekas klassikaline must tote bag. Ja mul on nagu väga palju pisikesi käekotte. Aga see oli suurt, kuhu mahuks, ma ei tea, läpakas ja rohkem asju. Siukest. Mul on see Neverfull mingi 15 aastat vana Neverfull, aga see on liiga 15 aastat vana juba. Nii et mul oli vaja uut ja viisakat. Ja ma ei tea, mul on ikka annet selle peale, et leida häid asju, leida kogu aeg midagi, mida osta, aga ma ei tea. On mega rahul. Päev 1 done ja teise päeva seiklused hakkavad. Algasid juba. Me lähme Astrid Lindgreni maailma Pipimaale ja ma olen väga elevil. Kunagi lapsena olen seal käinud, aga väga full circle oma lapsed sinna viia nüüd. Ja ilm on ka lihtsalt imeline. Meil on täna 25 kraadi, soe, mõnus. Jag kom på mig själv rätt sent i livet att jag har ju inte hånglat med hjärtat. Nii, nullin. Aga ma olen palju väike. Selle linna nimi on Kiisa. Kiisa on nii väike. Eestis on ka Kiisa. See on sama linna. Jaa. See oli mingi elu kõige pikem sõit, ma ei tea. Ma ei soovi vaadata. Sa võid kõrvale panna selle siis lihtsalt. Och Bosse och Bettan ligger på sjukhus. Just vad han gör också. För han är världens bästa film. Karlsson, oj, här kommer Karlsson. Ingen faktiskt in. Ma võtsin Pipi jäätise ja vanilje. Nii palavannaga testime Pipi jäätist. Takka või? On väga hea või? Jaa, väga hea. See on nagu kõige hea mieti, mis saab võtta tulemas. Talle lehvita. Gastar på Trömans sista. Hej och en flaska
sealt edasi sinnapoole. Kas sinna? Jah, see oli hea või? Okei. Tämä oli hea. On the road again. Nii kuri. Teine hotellivalik oli veits parem. No seal pidi veel palju nakkene parem. Ühesõnaga, eile siis käisime Astrid Lindgreni maailmas ära, me jäime väga-väga rahule. Võib-olla millalgi räägin veits pikemalt, kuna ma arvan huvitav kuulda, kes mõeld ka sinna minna, siis ma saan nagu plussid ja miinused millalgi rääkida, aga mitte praegu. Ja siis meil on väga pikk tee sõita. Ühesõnaga eile meil oli hotell pandud tund siis umbes sellest Vimmerbyst või vist oli Vimmerby, see kus see asus ja me ei oleks suutnud rohkem sõita ka pikemalt eile ja ma panin sellisesse väiksesse linna Näsjö siin kuskil täiesti random kohas, väike linn selline, aga esiteks oli vaikne oli hotellis, tasuta parkimine oli, see oli täiesti kesklinnas, kõik asjad olid 2 sammu kaugusel, sest see oli nii väike linn, mis oli mega mugav tegelikult. Söögikohad, poed, mänguväljak, park, espresso house, kõik oli nagu mingi 200 meetri raadiuses maksimum. Ja kui me jõudsime hotelli kohale, siis lapsed said mõlemad valida receptionis ühe mänguasja endale, pole kunagi varem sellist asja näinud. Ja tuba oli ka hästi selline suur, palju poole suurem kui eelmine tuba. Ja kuidagi... Lehm! Ma nägin lehma siin! Nägid või? Jaa! Ühesõnaga kuidagi mõnna hommikusöök oli ka linna sees. Ja kuna mina olen see hotellide valija ja reisikorraldaja, siis alati hea, kui Need olid minu juures ka. Kui hästi läheb see valik. Ja ma midagi ei vloginud seal, sest vässu peale sellist päeva ilmselgelt, aga eile võtsime süüa, käisime mänguväljakul. Eks su tänamusi väga palju. Ja hommikul käisime Aga söömas. ikkagi mulle söögi on ikka praegu. Magasime, ma vaatasin oma sarja. Nii et jah, Ta on midagi Mõina. siia. lõpp ära. Tänane agenda on siis jõuda lõpuks Taani, mu pere juurde ja sinna Emme vaata on ainult meil kõigest 6 tundi jäänud 599 kilomeetrit. Kohe varsti lähme vee alla, sealt lähme vee alla ja sealt teisel pool tuleme välja. Kes see on? Noel, kes see on? Emma. Emma? Ei, see on emme. See on emme. Meie emme näol. See on meie emme. Ma teen sama Ta on nii ma teen palju sama plastik- poosi. Ta on nii palju plastic surgery saanud, teda ei ole ära tunda enam. Ja tänu sellele ma näen sama noor välja reaalselt. Ja ta näeb Kindlasti. täiesti sama noor. Palju on siin nagu? Nad tapavad iga päev, iga aasta neid ju. Päriselt? Ja neid tuleb rohkem ja rohkem. Mingi maffia konkreetselt. Neid on nii palju. Asi on see, et basically Me jõudsime siis eile õhtul kell 8 siia lõppsihtkohta Taanis, väike linn, kus mu pere siis ootas meid ja veetsimegi õhtul aega natukene ja siis juba tuttu ära. Siuke väsimus oli ja ma ei tea, ma ei taha autot nähagi, siuke tunne praegu. Kuidagi nii palju, ma ei tea, sõitnud, nii pikk teekond siia. Ja nüüd me oleme omadega mänguväljakul ja täna on siuke väga chill päev. Ei ole mingid erilisi plaane. Võtame väga vabalt. Kuuma laine on ka hetkel, nii et ilm on väga soe. Nii et ei saa kurta selles mõttes üldse.
ja seal taga on mänguväljak, nagu see teine mänguväljak, see on literaali nii vana, et mina mängisin seal ise lapsena ja nüüd siis jah. Ja ma tegin videot endale mälestuseks. Siin olen mina, siin on emme ristitud. Päris Jesus on siin ja on küll suur kirik. Mis sa süüa tahad? Küpsist. Anna mulle süüa, Kõbi! Vaata, siia. Emme, Teeme südame. Ma mõtlesin, teeme südame. Teeme ka koos. Oskate? Okei, sööme küpsist. Annan sulle, kuigi hommikusöögi aeg oli. Just oli hommikusöögi aeg. Igatahes täna on see ajalooline päev, kui me lähme Legolandi. Kas keegi on veel elevil, et minna Legolandi? Ma ei saa tõsta kätt. Legoland on ainult tund aega sõitu siit, nagu kui selles mõttes ideaalne asukoht. Ja eile me lihtsalt käisime linna peal, käisime ujumas. Me olime lõpuks nii mitu tundi seal ujumas, see on lihtsalt nii ideaalne ujumiskoht, mis ma lihtsalt tahaks võtta ja tõsta kuhugi Harjumaale. Sest nii mõnus ja see vesi oli nii soe, kõik hüppasime vette, idekas. Ja täna muidugi on ka kuumalaine ja lubab 27 kraadi lauspäikest, nii et ma ei tea, aga ega meil seal Pipimaal ei olnud jahedam otseselt, nii et küll me saame hakkama, aga oi. Oh, damn. Meil on mingi autotükke täis reaalselt. mingi autorehv. We in the ghetto. Mingi autorehv. Björn ütles, et terve maailm on siia kokku tulnud. Päris palju inimesi, on ju Björn? Päris palju inimesi. Null inimesi. Noel lahe või? See on nii crazy. Mina ei ole näinud nii crazy'na minu meelest. Ma võib-olla ei mäleta. So let's go. I want to see the city. Näidake ma, pange ma need käepaelad kokku vennaga korra. Jee, lahe. Seal on muud buss. Kus ma olen käinud? Jaa. Vesikool. Vesikool. Jaa. Ei, see on see. See on selline lokid. Päris lahedad on need Lego linnas. See on Lego linna, vaata. Need Lego linnad on nii lahedad. Aga vaata, siin on paadid, mis sõidavad. Ma arvan, et see on mingi Amsterdam või midagi. Äkki see on Amsterdam? Äkki. See on uus too. See on nagu täitsa uus. On või? Ja ma ei ole seda varem näinud. Kuulati loed ette. Lähme kõnnime ette. Pead ootama, kuni see läheb roheliseks. Punane. See peab olema roheline. Kui see läheb roheliseks, siis saad vajutada. Ma teen video. Ma filmin sind. Naeratan aeg. Noel, tee naljakat nägu.
tee uus nägu. Tee mingi teine nägu, Noel. Oota, kohe, vaata siia, Noel. No, Björn. Kas sa tahad enda vlogile midagi öelda? Päris palju rahvast ja päris väsinud. Kas sa tahad midagi öelda emme vlogile? Noel, kas sa tahad midagi öelda emme vlogile? Okei. Kas sa tahad midagi? Ei, ma ei tule kaamera peale. Seda ma tahan. Noh? Mida? Ma näitasin. Lähme. Tagasi kodus siin ja saate aru, me olime 8 tundi Legolandis. Me jõudsime Legolandi 10:30 sisse täpselt, ma vaatasin ja me tulime 18:30 välja. Nagu ma ei oleks elu sees arvanud, et me oleme nii kaua. Täna oli full päike ja 27 kraadi lõbustuspargis koos 3 ja 5 aastasega. Okei, nad kohe saavad. Ja 15. Jah, mu vend oli ka lifehack by the way. Kui teil on näiteks 4 pere või üldse nagu oma pere konsultatsioonis. Sul oli nagu hääl ära. Korra oli võtta keegi juurde kaasa. See oli nii palju parem igas mõttes. Nagu ülihea. Saad jaotada, saad jagada. Üks saab vaadata, teine saab vaadata. Kord käivad ühed kuskil peal, kord teised. Kord valvab keegi, ma ei tea, lapsi, käru, mida iganes. Ülihea. Ühesõnaga jah, ma poleks never arvanud, et me oleme nii kaua. Ma poleks iialgi arvanud, sest et ma ei tea, ma arvasin, et me pääsime rutame ära, ei jaksa, ei taha, aga ei, me olime põhimõtteliselt täisaja ja ega ise ei jaksaks ka kauem olla. Minu meelest sellised kohad on lastega nauditavad siis, kui sa ei sea nagu mingid ülikõrgeid eesmärke või ootusi, et sa pead jõudma, ma ei tea, sinna, sest tõenäoliselt sa ei jõua igale poole, see teeb selliseks pingeliseks, ma arvan, lastega. Ma ei tea, lastega mul alati on mingi null ootust ja mulle tundub, et see on see lähenemine, mis töötab nii väikeste lastega, et ma ei tea, mul ei ole tavaliselt mitte mingid ootusi, head, ma ei tea, lähme, alati saab ära tulla, mida iganes ja ma ei tea, nii hästi läks, ületas tänane päev kõik ootused. Neil oli vist, ma ei tea, mulle tundus, et neil oli nii äge, nii palju siirast rõõmu, tõesti, nagu nii palju siirast rõõmu ma tundsin mitu korda, et okei, see on minu see reason why nagu, miks me selle pika reisi ette võtame või miks me teeme neid asju, mis kohati on nii rasked. Me teeme pahandusi, aga te ikka lubate neid asju. Te hoiate meid, te tahte olla head inimesed. Jaa, apikene. Ühesõnaga mõlemad lapsed said Lego poes ka käia. Ma ei ole kunagi, ma olen Legolandis päris palju käinud elu jooksul lapsena. See on su teist korda, kui sa käisid Legolandis? Ei, ma arvan, ma olen Legolandis käinud 10 korda. See on su 11 ma ei tea, ei, ma arvan, täna oli näiteks 10 kord. Okei, võib-olla mitte 10, aga nagu sinna kanti. Ma ei tea, ma olen väga palju käinud Legolandis. See on mu esimest korda, kui ma lähen Legolandi. Oli äge või? See nagu tundi, et ma olen mitu korda seda käinud. Tundus või? Siis ma juba teadsin, et seal need Lego inimesed. Jaa, okei. Aga sulle meeldis või? Lähme veel või? Teine aasta. Jaa. Kui Noala on 4 ja mina olen 6. Jaa, väga äge oli. Aga lihtsalt... Teine sügis. Mis ma tahtsin öelda, oli see, et rets rahvamass. Nagu rets rahvamass. Ja see järjekorrad käib nii palju. Ja hästi pikad järjekorrad olid.
seal Lego poes käisin, mõlemad lapsed said oma Legod. Björn paneb kokku oma kõrval praegu siin. Ja kuna nii palav päev oli, siis me veel sõitsime ujuma sinna samasse kohta, kus me käisime eile, sellepärast ma näen ka siuke välja, et ja 27 kraadi. Mis ilmselt felt like, ma ei tea, nii tublid lapsed nagu. Nii tublid olid täna. Et jah, rohkem vist ei ole mingit Legolandi muljeid, aga nii rahul, et me nagu selle ette võtsime täna. On küll, need raidid. Sul on õigus, ma tahtsin mainida võib-olla. Käisime päris paljude karussellide peal. Isegi Noel käis. See, kus me läksime alla, see nägi. Jaa. Ütle selles esimesena. Okei. Ja siis hiigab seda, kui ta siis ja ma ütlesin selle fakki. Ja me käisime päris paljude kõht korises. Me käisime päris paljude karussellide peal ja üllatavalt paljudele. Ta on nii väsinud selle pikast pääst. Ja ma olen väga Ma ei ole väsinud. üldse väsinud. Ma tahaks nagu mingi 1,000,000 triljon veel asju teha, et ma oleks väsinud. Ma arvan, et sa oled väsinud. Noel jäi autos magama kohe. Ma ei tunne nagu ma olen väsinud. Ja läheb praegu uuesti magama. Aga kell on... Teine pakk lahti. Tegelikult kell on Björn väga palju. 21:41, okei, meil on see megalappe läinud see päeva. Seda pole vaja. Neid tükke 2. Okei, pane kõrvale siis. Neid ei näitanud. Ma käisin vennaga Vaata nagu suu. kahel sellisel ägedamal, nii-öelda kõige hirmsamal karussellil või Ameerika mägedel. Ja üks oli täiesti uus. Mis see oli? See on Robin, ma arvan. Robi, mida sa teed seal? Mis sa teed, et see on nii? Ja väga lõbus oli üle pika ja Ameerika mägedel mul tegelikult väga meeldivad. Endale ka lõbus pargid. Nii et jah, väga lõbus. Sai ka siukse adreka laksu ja selle emotsiooni kätte. Ütlegi nüüd. Täis juust, aga me jõudsime oma viimasesse peatuspaika enne laeva peale minekut. Aga tänane sõit, see kestis nagu, ma ei tea, nagu see oleks 10 tundi kestnud selline tunne. Aga me jõudsime Jönköpingu kesklinna, ootamatult ilusasse ja lahedasse hotelli. Aga jah, ma olen täis juust nagu täielik juust, aga siin on vann ja ma kavatsen sinna minna, aga ma näitan teile. Nii ilus vaade on meil. Ma nägin autot. Kahju, et varem ei jõudnud siia, aga ma räägin. Kuidagi see sõit võttis nii kaua aega, ma ei tea. Aga selline tuba. Siin on Legod, meie asjad, aga hästi ruumikas, nagu hästi ruumikas. Ja hotelli see on ka kuidagi hästi äge. Ja ma näitan vannituba. Minu arust see vannituba on mega pretty. I love it, nii et nii tore on kohale jõuda. Tee mingit backflippe. Ma olen peaaegu tegi. Ei tee backflippi siin. Ma ei usko backflippi, aga ma proovin nii hästi. Ma pean vaatama. Aga pean vaatama seda. Sain salto teha. Jah, me tee palun. Ja tee pilt minust, kui ma teen saltot. Ärme tee palun. Näita. Ma teen näita. Näida, ma tegin video. Trikki. Kohe me tassis. Millal jäin kuulata minu trikki? Jumal teadis. Millal jäin kuulata minu? Aadake. Mängi korra jänku, kui sa...
mängi korra jänkuga ise. Ma tahan ka tulla. Emma! Jumal teadis, et mul on vaja Vaata jänku. reisi lõppu. Vaata jänku minu trikki. Ta vaatab. Ma panen nüüd laulu. Ma panen nüüd laulu. Ühesõnaga see hotell on olnud. Oh my god! Emma, ma hüppasin täiesti terve niimoodi. Panen seda, siis ma saan laulu panna. Emma. Mida ma tahtsin öelda seal enne oli, et Jumal teadis, universum teadis, et mul on vaja see reisi lõppu seda hotelli, nagu et me ei saanud mingit soodsamat, sest et me oma tagasreisi planeerisime nii viimasel hetkel. Ma ei oleks muidu sattunud siia hotelli, aga mul oli seda nii väga vaja, nagu nii väga vaja ja ma nii hindasin seda praegu. See hotell on lihtsalt nii mõnus, nagu tõesti mega hotell ja eile ma siis vedelesin siin vannikeses. Tükk aega tegin everything showeri, nagu kuumalaine on olnud siin ja lihtsalt nii suur voodi, nii suur tuba, täiesti kesklinnas, mega asukoht, mega hea hommikusöök oli, nagu mega hea hommikusöök. Ise sai vahvleid teha, need vahvlid olid mingi elu kõige paremad vahvlid, mida ma olen saanud ja üldse hommikusöök nagu mega hea. Ja nii ilus hotell ja ma ei tea, nii vibes, ma olen nii rahulist, et me siia sattusime, see kuidagi praegu pani nii hea punkti sellele puhkusele, eriti peale seda nagu ülipikka reisipäeva, mis meil eile oli ka. Ja nüüd ma tegelikult hakkan pakkima, me hakkame sõitma Stockholmi poole suht varsti. Aga õnneks täna on palju lühem sõit, et nagu selles mõttes tänulik eilsele minale, et täna on 3 tundi 15 minutit. Et sõitsime eile, issand, kokku on 10 tundi see, nii et see tähendab seda, et me sõitsime eile 7 tundi. No shit, et see oli pikk päev siis. Lapsed olid nii tublid. Aga ja pakib selle hotellitoa kokku siis, aga lihtsalt praegu on nii kuidagi hea meel, et siia sattusime ja siuke mõnsa. Ma ei tea näost näha kuidagi, et puhanud ja õnnelik. Aga see ei ole ju meie. Jõudsime kajutisse finali ja lähme kohe buffeesse. Vaata ei sõida. Meie perereisikene hakkab otsa saama. Me jõudsime ilusti laevale. Täna oli jälle pikk autosõit. Hommikul käisime hommikusöögil, see oli mega hea. Seda ma rääkisin. Ja siis sõitsime Stockholmi poole. Jõudsime mega täpselt laevale. Ja ma ei tea, kuidagi nendest autosõitudest lõpuks nii kõrini. Kuidagi need olid nii pikad ja ma ei tea. Ja laadjad. Ja laadjatega mingi 100 häda kuidagi seekord ja ma ei tea, me proovisime mingi 10 laadjat. Aga väga loodussõbralik viis reisimiseks siiski elektriautoga. Me proovisime mingi 10 laadjat või 5. Ja no, ja saab käidud, aga ma ei tea, mingi kamaja nende laadjatega oli. Ühesõnaga, jõudsime lõpuks Stockholmi täiesti läbi, omadega nii läbi. Käisime buffees, mängutoas, õues, isegi laeva katusel, nagu nägite, sest täna on 30 kraadi. Ja täna on 30 kraadi. Lähme veel kohe showbaari. Ma tunnen, et ma olen mega väsinud, mega valmis koju jõudma. Mina ei ole, ma tahaks veel minna Legolendi.
pidin Pipimaast millalgi rääkima, ma lühidalt ütlen, et see oli mega lahe ja ma arvan, et Pipi ei olnud nii lahe. meie vanus. Pipimaa ei olnud nii lahe. Tegelikult oli mega lahe. Enne kui me Legolandis olime käinud, teile väga meeldis Pipimaa. Neile tegelikult väga meeldis, see on siuke Lottemaa vibe'iga, seal ei ole mingit karusselle, mitte midagi sellist, vaid sellised tegelikult nagu ma ütleks, rahulikud tegevused, Pipimaal oli üks lihtsad tegevused ja hästi palju teatrietendusi ja siis need Astrid Lindgreni Legolandis oli väga palju. ja üldse, aga mul saab aku kohe tühjaks. Ühesõnaga, ma ikkagi soovitaks, isegi kui ei oska rootsi keelt, ma arvan, ma ei tea. Sa ei oska rootsi keelt või? Mina oskan rootsi keelt, aga ma ei ütleks, et see aga oli nii oluline, kui oled Astrid Lindgreni fänn. Ma ei tea, ise peab kogema võib-olla, aga meie jäime rahule. Kes Astrid Lindgren? Aitäh, et vaatasite. Mul saab aku tühjaks ja on aeg. Kas sa teed praegu YouTube'i videoid? Ja, on aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata ja sest reisi otsad. Kõik vaatavad praegu sinu filme. Mulle meeldib, et su need kommentaarid viimastes videos on nagu see narraator. Kui sa autos tegid videos, ma... Jah. Nii et ütleme tšau ja näeme järgmises videos. See on noel. Ma ei tea.